Minu teema on düsleksia ning kasutan näitena Ameerika režissööri Steven Spielbergi. Düsleksia mõistmiseks peab mõistma, mis on lugemine. Lugemine on kodeeritud kõne, mille käigus viime kokku tähed ning neile vastavad foneemid ehk häälikud. See protsess on fonoloogiline dekodeerimine. Lugeja loob seosed tähtede ja foneemide vahel, et luua sõna hääldus ja tähendus. Mõnel lapsel on raskusi kirja pandud ja kuuldud sõnade kokkuviimisega. Lapsed ei suuda veel jagada sõna hääldust foneemideks. Düsleksikutel on raskusi tähtedele foneemide omastamisega ning neil on halb sõnaline mälu. Düsleksiat kahtlustatakse, kui laps on lugemisoskuste poolest 2 klassi taseme võrra maas. Düsleksia on pärilik elukestev häire, mida ei põhjusta laiskus ega puudulik keeleoskus. Sümptomid võivad olla probleemid hääldamisel, sarnaste sõnade segiajamine ning raskused teksti mõistmisel. Düsleksia sügavus võib muutuda, kui saadakse varajast tuge. Düsleksiat ei saa välja ravida ning lugemist peab pidevalt harjutama, et paremaks saada. Tuvastatud on 9 geeni, mis võivad põhjustada düsleksiat. Seetõttu võib see esineda väga erineval kujul. Düsleksia diagnoosimiseks ei tohi lapsel olla eelnevat haigust või vigastust, mis võib mõjutada tema kognitiivseid oskusi. Steven Spielbergil oli diagnoosimata düsleksia tõttu koolis raske. 50-ndatel ei mõistetud lugemishäireid hästi, mis tõttu peeti teda laisaks ning ta läks 2 aastat kauem aega, et lugema õppida. Õnneks olid tema vanemad toetavad ning aitasid tal lugemist õppida. Täiskasvanu loeb ta siiski aeglaselt. Ta läheb 2 korda kauem aega kui tavainimesel. Abivahendina kasutada lühikokkuvõtteid, tekstkõneks programmi ning joonistusi. Kuigi düsleksia on elukestev häire, ei tähenda see, et düsleksikud hakkama ei saaks. Düsleksial on ka häid külgi, näiteks düsleksikud võivad olla loomingulised ning nad on emotsionaalselt intelligentsed. Spielberg on näide sellest, et düsleksia ei hoia kedagi tagasi ning igaüks leiab oma tee eduni. Tähtis on neid toetada, märgata nende raskusi ning tõsta esile nende andeid.